Tere kõik see pere, mul on tohutult hea meel jälle teie ees olla. Vabandust, et me oleme kaardilt olnud natukene kadunud. Meil oli väike loomepaus, puhkasime sellest raskest tööst, kuid nüüd me tuleme täie hooga tagasi peale. Ja selle puhul ongi siis täna Kehras väga palju üritusi. Meil on siin käimas hetkel Sofi Cup, mis on siis jalgpallivõistlus ja meie Keertrepiga panime ka siis väikse tiimi välja, kus noored ajavad palli taga ja üritavad seda väravasse saada. Ja Kehras on toimumas veel folkloorifestival ja ka tervisepäev. Seega püsige meiega, sest ees on väga põnev päev ja vaatame, mis see päev ette näeb siis. Kõigile ekstreemspordi huvilistele siis kohe vlogi alguses üks väga hea uudis. See suur lai asfaltplats siin täitub Simple Sessioni boksidega augusti alguses. Seega, kui te tahate tulla flatti sõitma või bokse sõitma, siis augusti alguses Kehrasse on asja. No nii, ja meieni jõudis just värske uudis, et meie meeskond sai esimese võidu, seega me kihutame tagasi staadionile, et viia neile kast banaane autasuks. Ja siis hakkame juba tervisepäeva rakendama. Nii, siin on siis meie Keertrepi jalgpallimeeskond ja siin on meil tiimi kapten David. Kuidas esimene mäng läks? Kuule, päris hästi läks, võitsime, ma olin värava 1-0. Väga hästi läks. Okei, aga viskame siis kuttide pilgu peale kaameraga. No nii, äkki poisid toovad võidu koju. Teeme neile kasti banaani, nii et edu teile! 1, 2, 3, Siin on siis kast banaane, millega me hakkame täna tegema tervislikke smoothiesi. Ja meie meeskond on vahepeal laienenud, ka naissugu poole pealt, kes siis hetkel on kaamera taga, pärast näete, kes siis teevad mida. Aga nüüd lähme otsime teised tegijad üles ja siis hakkab juba möll pihta siin. Ja meieni jõudis just informatsioon, et üks meie mängijatest on tõsiselt vigastatud. Seega Keertrep kiirabi kihutab staadionile jällegi ja vaatame, mis seal sünnib. Loodan, et kõik on veel elus. Süleile, palju õnne sulle? Jaa, pole hullu. Õhtu tantsu peal. Püsi tugev, Tanel. Teen kiva või? No nii, ja pange like, kui teil on Tanelis kahju, sest see mees läheb nüüd siit kiirabiga ära. Tšau. Jootsime siis lõpuks siia Kehra vabaõhuparki ja tundub, et mingid kutid teevad seal juba trenni, nii et lähme viskame neile pilgud peale, kes meil täna siis tugevad trennikutid on. Vaatame, kes siin on siis. Esimene mees, tutvusta ennast. Steven, Pärnust 16-aastane. Ranek, Pärnust 16-aastane. Jürgen, 17, Keerast. Yo, you got the skills! No nii, päeva parim liin hetkeseisuga. Tere kõigile, mina olen Kristi ja täna teeme siin smuuti kohvikut. Tervis on prioriteet number 1. Seega, täna on tervisepäev ja elame tervislikult. Ja lähme jällegi siis staadionil otse siit vabaõhupargist, sest meie vennad vajavad veel natuke kofeiinivett, ehk siis salajane doping. Nii et lähme seekord Bemmiga, Bemm on vähe kiirem kui Winstar. Seega, Andelo, let's go! Nagu te aru olete saanud, siis Keertrep on laienenud ekstreemspordis ka tavalisse sporti ja ka tervisesporti ja igale poole mujale. Ja hetkel poolfinaal siis täies hoos ja praegu on Keertrepi tiim 1-0 kaotusseisus, aga esimene poolaeg alles käib. Ja siis varsti juba tervisepäev kerib ennast sinna maale, et me läheme sinna ja teeme täiega teile showsi, trikke ja võistlusi. Kuidas sulle jalgpall meeldib? Väga hästi meeldib. Teeme ühte praegu. Paneme siis siia Jürgeni Instagrami. No nii, siin on meil Keertrepi tiim, isiklik jalgpallitiim. Ja siin on meil kapten David ja räägi, kuidas sa siis etteastega rahule jäid? No tegelikult olin päris rahul, et alagrupis saime edasi 2 võitu 3 mängust, mis on päris hea. Ja mängisime 3. ja 4. koha peale ja saavutasime 4. koha. Aga mängisime ka väga hea võistkonna vastu, nii et võimalused olid suhteliselt väiksed, aga ikkagist esimese korra kohta väga hea. Ja mina arvan ka, et esimese korra kohta tegi Keertrepi tiim suurepärast tööd. Kahjuks ühel mehel juhtus siin, mis juhtus, see läks nii, kus läks, aga järgmine aasta paremini.
kindlalt. Tervist televaatajad, oleme siis täna siin Kehra tervisepäeval ja lähme siis kohtuma atleetidega. Tänased atleedid siis. Nii, tervist, kuidas on sinu nimi? Oskar. Oskar, jah. Et Oskar, kaua sina siis treeningutega oled tegelenud? 1 või 2 aastat. 1 või 2 aastat ja ma saan aru, et sa teed ühe käega lõuatõmbeid 10 tükki, jah? Ei. Ja teeb, jah, okei, siis palun demonstreeri siis, kuidas sa teed siis 10 ühe käega lõuatõmmet. Uskumatu panus. Mina ei ole Eestis veel sellist asja näinud. Kas sina oled näinud? No jõu, ma olen Allan siis, tulin siia Kehrasse terviseparki, täna on meil Kehra tervisepäev, propageerime tervist, tervislikku toitumist, trenni tegemist, kõik füüsilised head harjutused, et keha oleks füüsiline, tugev ja siin juba rahvas koguneb, varsti hakkame tegema mingeid jam-asju, siit on tulnud Tartust, Pärnust igasugused baaritiimid, neibaarid ja ma ei tea, mis nende nimed on, aga kõik on ägedad kutid, toredad ja soovin teile tulla siia kähku. Nii et varsti lähme baaridele, nii et näeme järgmises klipis. Jou, Keertrep subscriberid! Mina olen Erik Naissaar tänava spordiklubist Neibaar ja me oleme siin täna Kehras. Kohal on Kehra kohalikud noored, mulle see meeldib, kohalikud 12-aastased, nagu Miikael ennem ütles mulle, ja siis siin on umbes 30 inimest, nagu näha, ja umbes 30 minuti pärast alustame oma esimese setiga, kus me tutvustame lühidemoga, mis on street workout ja kuidas see meil alguse sai ja kõike sellist. Nii et nagu eelmine mees ütles, näeme järgmises klipis. Ja nüüd on meil käimas selline võistlus, kus me paneme kõik rippuma siin ja kes kõige kauem ripub, saab Keertrep särgi. Nii et kõik rippuma. 1, 2, 3. Let's go! Lihtsalt ei jõua kinno hoida. Ei tunne oma käsi. Sama. Tulid maa ees, üldse ei tunne. Enda käsi. Härr Risto hoidis just 3 minutit ja 2 sekundit torust kinni, nii et kes tahab ennast proovile pange ennast kodus, minge võtke toru ja proovige 3 minutit rippuda seal. I dare you, I double dare you. Ja väike vaheülevaatus, mis toimub siis Keertrepiga. Paljud on küsinud, kus on jäänud Martin Lapinsi backflip. Ütleme nii, et augustist on jälle spot avatud ja siis tõmbame kõnet peale seal ja uurime, kas me saame minna seda saltot tegema, nii et see salto ei jää mitte kuskile. Nii et aitäh kõigile, kes pani sinna 5000 laiki. Kindlasti lähme sendime ära selle Martin Lapinsiga ja kõik muud jooksvad küsimused lahendame rahulikult. Ja muidu on kõik super tipp-top. Meil on super ilm, saime poole hinnaga ilma. Nii et oleme super tänulikud. Ja nüüd vaikselt läheb meil siin rajuks shreedimiseks, nii et pange kõrvekiled valmis. Tervist tuleb igast kõrrest. Ja meil on üks kirjutamata reegel siin Keertrep loomeinkubaatoris. Me paneme siia toru selleks, et iga kord, kus sa alt mööda lähed, siis sa teed vähemalt ühe lõuatõmbe. Ja niimoodi see tervist tuleb, biitseps kasvab ja siin on siis meie loomeinkubaator, mis hetkel on ka smoothie kohvik, nii et andke andeks selle segaduse pärast. Aga vaadake, kuidas teile meeldib siin, kas tahaksite tulla visiidile. Kui tahate tulla siia visiidile meile või aitame siia koristama tulla, siis kirjutage video alla, sest me laiendame meeskonda. Ja nagu te näete, meeskond on juba laienenud kõvasti. Seega respect to you all, boys and girls. Just send it. Kuidas sulle elu Kehras meeldib? Ülimõnus elu on. Siin tahaks kohe aega veeta ja trenni teha ja piits tugevaks kohe. Ja me läheme siis linna peale sõna kuulutama, et meie atleedid teevad varsti demo. Seega lähme karjume ja peaks värgi sellest ära võtma, siis ma olen veel rohkem atraktiivsem. 35 kraadi ka vist.
No nii, oleme siin tervisepäeval ja teeme teile show'd street workoutist. Tõmbame kohe esimeseks Neibari kutid platsi. Kes teist tahab esimesele teha? Kõige suurem fänn. Yeah boy! Ilusti! Yeah dude! Millist keerded ma ei teadnud. Orbiidil ära lihtsalt. Vaba ja ilusti tipsiga välja. Yeah! Yeah! Milline tasakaal. Rätsa, koi, X8, mida äkki. Yeah! Miikal kasutab oma ümbrust väga hästi ära, siin nagu nähta. Yeah! L6 on live. Monkey boy! Siuksed massalapid veel viivad meie torud ära nüüd lihtsalt. Yeah! Hea vaadata ka suurt tüüpi torudel. Vau, X8 torud on nice. Torude peal oma kehakaaluga väga keerulisi trikke. Kohe läheb Pärnu võitkärid, käed kokku! Hallo! Hop! Jaa! Tuleb! Tüübil on 32 kilon tankpomm. Ja üks ööl! Ja aplaus Ilgarile! Vaadake seda jõudu! Uskumatu, ma isegi ei tea selle triki nime. 3-6 otsa! Ja! Ergutame Eerikut! Ja front liivel! Võimas! Ja ilusti stabiilsus! Väga tehniline, väga keeruline. Meil on siis Eesti parimad street workouterid siin. Tüüvid teevad uskumatuid trikke. Ja paus Eerikule! Joo, ilus! Väga stiilne. Love. You got the flow. Okay. Ja Eerik paneb hullu. Joo! Tüüp on väga kogenud. Teeme Eerikule aplausi! Ja kõik, kes on siin YouTube'is, me oleme Kehras, see on tervisepäev ja meil on viimased demod siin koos Neikbaariga. Eerik koos platsis, front liiver. Jõukombinatsioon. See on sisse. Ilus vend. Selline tantselapsed. Ja üks 8. Eks täheb ka ikkene. Turu. Riik on tunned ennast torudel päris koduselt nagu näha. Eelmises elus oli ta enam kui kindlasti Aafrikis. Yeah, nice dude. Aplaus Riikadele. 3, 2, 1, jep! Flip for days, boy! Flip a day keeps the doctor away. Me siin teeb... Johoo! Flash kick! 5-4 põhimõtteliselt ländas. Eesti esimesed peaaegu, täitsa hull. Subscribe, like, share seda videot ja kõike. Kohtume Pärnus või kuskil. Kohtume YouTube'is, nagu alati. Ja tervisepäeva demod saidki just läbi. Võttis kõvasti läbi, meil oli siin väga palju pealtvaatajaid, kõigile meeldis, kõik elasid kaasa, nii et suur aitäh kõigile, kes sinna kohale tulid. Ja suur aitäh kõigile Keertrep meeskonnale, meil oli väga tore päev, me õppisime palju ja järgmine aasta teeme selle kindlasti veel suuremalt, et järgmine aasta pead kindlasti kohal olema, sest Kehras, nagu te nägite ise, on suurepärane olla. Kas sulle, Ilgar, meeldis? Mulle meeldis see kogu üritus väga, me saime kõik väga palju kogemust sellega ja kindlasti me teeme selliseid asju veel ja siis me teavitame teid palju varem ette ja teeme selle asja palju suuremalt läbi.
nii et suur shoutout veel Neikbari, kes tuli Pärnust kohale trikke tegema, Allanile, kõigile kehrakatele ja kõigile teile vaatajatele. Me oleme tagasi lainel, seega püsige meiega, suured projektid on ees nagu alati ja vaikselt tõmbamegi otsa kokku. Kops on koos, aga nüüd Kehras läheb veel elu edasi, sest meil on siin folkloorifestival ja just läks lavale mingi eriti kõva tegija. Ma eriti folkloorist väga ei tea, aga nüüd ongi aeg kurssi viia. Ja meie väga pikk töökas ja tervislik päev ongi läbi saamas, aga nüüd, et päevale panna õige punkt, lähme Kehra parimasse söögikotta, milleks on see Peetri kebaab siin. Ise tehtud liha, super maitsev. Tavaliselt ma väga liha ei fänn, aga kui on ise tehtud, hästi tehtud, siis võib süüa. Seega lähme võtame kõigile natukene süüa, et saaks kosutada ja siis lähme lösutama ja hakkame juba monteerima. Seega vaikselt tõmbame selle värgi siin kokku, aitäh, et olite meiega, sööme kõhud täis. No nii, ja siin saab isegi ette tellida, seega meie toit peaks juba valmis olema. Opaidi. Ops, aitäh. No nii, ja lähme sööme nüüd kõhud täis. Mul on hea uudis kõigile Peetri kebaabi fännidele. Kui te tulete siia putkasse ja ütlete keertrepp, te saate tortilla -20 selle kuu lõpuni. Seega kõik keertreppima sinna kebaabi ja -20 on teie. Lõppude lõpuks hakkab päev lõpule jõudma. Suur tänu kõigile, kes meid aitasid. Ja suur tänu ka teile, kõigile vaatajatele. Ma loodan, et teil oli tore päev meiega. Meile väga meeldis siin tervist edendada ja mööda Kehrat ringit rullata. Ja polegi midagi muud, kui see video vaikselt kokku tõmmata. Järgmine video on juba Kuldura, nii et näeme seal ja nagu alati aitäh, et vaatasite, like, share, subscribe ja püsige lainel!